Fuck the function! What a fuck the function! Shoot it up at the function. The diva herself has arrived. Reporting to you live otse kroonikavoodist. Siin on nii mõnus. Tanja isiklikult. 2 tundi tagasi ma panin kokku, et mis ma selga panen. See lohutab mind ja pühib kohe mu pisarad. No nii Jüri, no. Tere sõbrad, täna olete te minuga otse sündmuste, muuhulgas ka kaose keerises. Täna toimuvad Kroonika meelelahutusauhinnad. Mina, Laura ja Anna oleme ka kutsutud. Võib-olla peale meie episoodi, meie uues podcastis, kui sa pole seda kuulanud, jätan lingi. Mul oli terve suur plaan, et ma üritan see nädal, täna on neljapäev, kõik asjad teha ära, nagu eest ära. Nii et täna ma saaks rahulikult magada, teha väike trenn, tulla koju, rahulikult hakata meikima. Kuidas ma ütlen, et asjad on nagu risti vastupidi läinud? Kell on praegu 4:30, on aeg hakata valmis panema 2 tunni pärast, ma peangi juba kodust ära minema, ma olen veel selline. Ma ei ole oma outfiti lõpuni selga proovinud, meigiga soenguga pole niikuinii alustanud ja ma endiselt pean mingid asju arvutis lõpetama. Aga pole midagi, te tulete koos minuga, ma tegelikult olen ennast viimasel ajal natuke sotsiaalsemana tundnud. Küll mul on olnud nagu kuidagi siuke tung või julgus käia rohkem nagu minu valdkonna üritustel suhelda inimestega, kusjuures just hiljuti ma käisin üle 100 aasta brändireisil. Brändireisil, oh my god. See kõlab nagu Laura Coachella reisi surun asi. Ma tahtsin öelda brändiüritusel, lihtsalt me sõitsime bussiga 9 õhtuks, teise kohta. Nii et minu peas see oli minireis, on ju. No nii mõtlesime, et tuleme väikesele brändiüritusele, sattusime maahommikusse. Tere, kena laupäeva hommikut, maahommik alustab, meil on siin Cash. Tere! Andkem neile ka sõna, tulge lähemale, kuulake, mis neil on öelda. Ütleme need, ega ma eriti research ei teinud, kuhu me tulime ja selgub, et see koht, Paasiku villa, on üheaegselt ka koerte, mitte istandus, aga kuidas öeldakse, koerte aretuskoht. Ma näen poni. Vaata, siin öeldi, et on ponid. Ma olin kohe nagu esimene mõte, kas saab sõita. Okei, lähme oota, me oleme see nagu klassireis, tulime bussiga ja siis käib programm ja me oleme need rogue lapsed, kes programmi ei kuula, nii et lähme kuulame. Tere, maahommik. Ei, see on niimoodi. Ei, nüüd on nii. Kas nad sülitavad? Kui nad sülitavad, siis meil on pisut kehvasti. Kas nemad on need, kes sülitavad või? Nad võivad sülitada, aga selleks peab tegema midagi... Tõmbab alles. Midagi sellist ekstreemsemat. Miuke tukk. Nii. Sorry. Vabandust. Ma annan siis temale. Tere. Palun, olete ära teinud juba eile. Oi. Laskem oma sisemised lapsed vabaks. Yes! Oh my god, oh my god. Mis on mul? Nüüd on nagu Katy Perry. Ma just tahtsin välja. Mis ta ütles? I love Mother Earth. 2. Spetsialist, kriminalist, säde tegutseb. Mida pidi tegema? Instructions unclear. Mida pidi tegema veel? Ma pole päris kindel, mis toimub. Aga milles see tehtud on? Väga hea küsimus. Palun vastake. See on tainas lihtsalt. Mis sul tuleb nii hästi välja? Ma Masterchefis käinud ikka. Pole lootust. See on nagu ju nagu ei nimelt hoianis. See on hobuselakk nagu aeg ütles. Masterchefi ma veel ei kvalifitseeru. Jep, et ma sinna ei kvalifitseeru, sul tuli palju paremini lõikamine välja. Aga mul on, et see polnud oskuses, asi oli triitsepses. Asi oli grip strength. No võt, palun väga. Ma tulen ennast nende kummikinnastega. Ai, nagu Maarem Pärn või Friida, ise on see klapitelefon, vaata. Jah, ma olen just praegu sündmuspaigal, Friida. Ma saadan sulle pildi. On ja see. Nii, maahommik on läbi, nüüd on MTV Welcome to my crib. Let's go. Mida? Lähme, let's go! Let's go! See on tegelikult minu ja Maria ühine huud. Sinu koer ja siis on minu koer. Tulete meile külla, see on vastuvõtulaud. Teeme nii, Liis, sina tuleb külla, mina olen. Oota, ma tulen külla või? Okei, oota. Nii, Maria, tere, et soovin check-in neid. Ma olen check-in neid Maria külaliste majja. See on väga hea. Nagu 10 punkti. Kui juicy.
Ta ei ole niivõrd juicy, ta on nagu, vaata mis see on, fudge. Fudge, see on üli hea. See on siis meie elutoa installatsioon. See on in the works. Siia tuleb. See on tantsupõrand. Väga hea. Okei, ma tegin midagi oma juustele ära. Selle ürituse theme on julgelt elegantne, nii et ma tundsin, et slickback on ehk elegantne. Kuris viimast päeva ma olen vaadanud ühe konkreetse naise TikTok'e, kes on siis Dua Lipa make-up artist ka. Tal on mega palju häid nippe, kuidas nagu just eriti naha osas ja kuidas nahatoon ilusamaks saada. Siis ma eile terve õhtu vaatasin neid ja nüüd ma olen suhteliselt üritama meiki teha. Mul järgmises vlogis, mis mul on ette filmitud, tuleb terve eraldi nahahoolduse update. Või no ütle mitte update, aga väga haul ka. Ma tellisin nende terve hunnik uusi tooteid. Üks nendest oli Laneige Lip Mask. Võib-olla mul on sooduskood ka seal videos. Who knows? Ma ei ole nagu ammu siuksel üritusel käinud, kus mul on full on ettevalmistused. Ma käisin eile viimasel minutil kleiti laenutamas. Mu ettevalmistused algasid juba mitu nädalat tagasi, kui ma käisin nahahoolduses. Ma oleks tahtnud, et see oleks olnud lähemale, aga ei toiminud seekord. Nii et juba mõndaga tagasi ma käisin nahahoolduses ja mul on tunne, et see annab mulle hea põhja, kuigi mul on mõned breakoutid, aga üldine pilt on ikkagi suht klaar. No nii, ma teleporteerusin maagiliselt oma kodust otse Kaidi pesasse. Inimesed iga kord küsivad, et mida me mulle teeme. Mina lähtun nagu naha hetke seisukorrast. Marial näiteks on küllaltki tundlik nahk. Väga. See oleneb sellest jälle, mis aastaaeg on, mis on parasjagu selja taga, kas on selline stressirohkem periood, kui hästi ta on söönud, kui hästi ta on trennis. Kõik tuleb siin välja. Ma teengi sellise, väga tihti kasutan ultraheli, miksin mingisugused maskid, asjad juurde, pärast kindlasti nagu niisutame. Alati Maria läheb siit ära sellise klaari nahaga, et ei ole vaja karta, et see nahk on pärast siuke punetav. Ühesõnaga, et inimesed võivad lihtsalt sulle Instagrami kirjutada. Tere Kaidi, ma sooviks, mul on siuke nahk. Mis me saame teha? Mul on broneerimissüsteemis ka selline koht, et kosmeetika valib hoolduse. Kui sa juba siia tuled, siis me arutame alati läbi ka, et mis nagu see budget on. Tegelikult saab teha ka, ütleme seal alatest kuskilt 50-60 eurost nagu väga normaalse hoolduse. Et ma siis võib-olla neid kõige kallimaid kostisosi siis võib-olla ei kasuta, aga nagu hoolitsetud saab nagu nahk igal juhul ja selles mõttes ei ole vaja nagu karta, et ma nüüd ei tea või ma ei oska valida, millist hooldust võtta. Selle peale ütlen mina, et alustame. Siin lõhnab täna nii hästi, Kaidi juures saab alati massaaži ka ja ma olen juba arvestanud, et need on minu 1,5 või kuni 2 tundi siin, nii et ma olen väga elevil. No nii, ma ütleksin, et vaikselt edeneb. Ma olen selle punniga alla andnud. Alumine on isegi kaugelt täitsa peidus. Tüüp tuli lihtsalt otse. Oh my god. Oh my god, aga see on nii hea ju. Me just üks päev rääkisime, et kui sa oleksid mu naaber, ka sa tuleksid hommikumantliga külla. Ja sa tulid päris kaugelt hommikumantliga külla. Okei, aga slay, need silmavadjad ka. Teate, mida mul on hetkel vaja? Ühte Mojo Boosti. Me crack openisime Annaga mõned for mead. Me läheme sinna, kui on ammu uneaeg meil tavaliselt on ju. Ma arvan, kui ma ühe selle ära joon, siis ma võiksin küll olla. Heas mõttes cracked up. Kohtuda staaridega, poseerida vaibal, kanda seda kleiti, mis kaalub mingi 5–7,5 kilo. Okei, võib-olla see on nagu mingi 3 kilo. Nagu on raske. No ma ütleks 2. No 3 võib-olla. Viimane snäkk enne, kui ma panen ennast pigistava kleiti. No jah. Kuhu ma eriti ei mahtunud. Ta oli mingi mahub. Tundsin, kuidas see look läks nagu nabikalt kinni. Ma olen see nädal elanud off for mead. Ja sa tead, ma olen muidu 1 energiajook päevas. Girl. Mul on olnud pigem nagu hey girl, oh my god. Slay the fucking fit. Sa näed välja nagu ingel. Ei, sa näed välja nagu ingel välja, et sa tuled nagu sealt päiksevalgusega oma valge kostüümiga. Ja te näete ka aegsi nagu matching nagu bodyguards või lesbian couple välja. Massima Annaga Drake'i piletit. Oh my god, jaa. Slay girl. What the fuck the function? What the fuck the function? See on meie pre-party. Shoot it up at the function. Ma pole lihtsalt üldse kontsakandja ja ma olen väga nervous. Ma ei näidanudki teile, kas te siit üldse näete midagi. Aga look on selline. Ma otsustasime pruuni koti kasuks. Ja kontsad. Riskantne, aga julge. Nii sisuloetel enne galale minekut
sisuloome käib ja teised inimesed jooksevad sinna. Seega mul tekib küsimus, kas me oleme hiljaks jäänud kuhugi, kuhu me ei teadnud, et pidi aja peale minema. Oh my god, the diva herself has arrived. Ma just mõtlesin, kuidas autosse mahtusid, sest minul oli juba kitsas. Me oleme arriving, mis on with style. No nii, behind the scenes, kui saabud, siis siin on kohe mitu kaamerat, kes pildistavad ja välguga sind capture'ivad. Kuidas meil õnnestus nagu Malju ja Kristjaniga samal ajal? Ja nüüd on nagu nende mingid kaadid, kus nemad tulevad, siis me oleme seal taga mingi. Ma olin mingi, ma ei saa hüpata põõsa. Kiire touch-up enne fotoseina. Kuidas pilt tundus? Väga hea. Nagu ühest suust. Reporting to you live otse Kroonika voodist. Vaata, see on juba giving you podcasti vibe. Siin on nii mõnus. Meil on salajutud ja rannaväljaanne crossover. Ootage, ma kasutan kohe võimalust. Tulgem kohe lähemale. Kuna me oleme värsked podcasti kaassaatejuhid siis omavahel, on ju. Et me teeme nüüd koos ja teadagi, see on hoopis teistmoodi, kui teha üksinda. Mina räägin Laurast üle, tema rääkida ei saa. On sul mingid nõuandeid meile? Ära räägi temast üle, esiteks, on ju. Et number 1 asi on raadios ja üldse nagu podcastid astides, et las üks lõpetab. Ma tean, see on hästi raske, mul on ka see üle rääkida, aga las üks lõpetab ja siis teine saab alustada, sest et kuula on hästi nagu kõrval on hästi ebameeldiv, kui mõlemad või siis kui näiteks Laura hakkab sinust või üksteist hakkad üle rääkima, siis teine jäägu vait kohe, sest et siis nii toimib. Ühesõnaga, Laura, et kui mina räägin, et sa jää vait, sest ja kui ma räägin, ära isegi mõtle rääkida. Jagage kohe kõik asjad ära, et ei tekiks seda hõõrumist, et kes mida teeb, vaata, sest et alati on üks natuke asjalikum, mitte asjalikum, vaid kes on rohkem nagu organiseerija mölle. Ja siis teine, ja siis on fine. Ja siis on teine, kes võib-olla tuleb chillib, et ei tekiks seda tüli, siis kohe, et mina teen seda, sina teed seda ja siis on kõik chill. Kuidas teil Malluga tööjaotus on? Kas sina oled siis see natuke asjalikum? Ei, me oleme mõlemad asjalikud, aga mina teen rohkem, sest mulle meeldib, ma olen ju manager olnud ja organiseerija. Ja Malju teeb nalja, et selles mõttes, et meil on jaotatud kõik ja tema loeb kirju läbi ja jaotab neid kirju hästi palju ja mina siis tegelen selle ärilise poolega. Ma olen leidnud siit üles ei kellegi muu kui Tanja isiklikult. Räägi mulle, sina oled ju vana kala ja minul on need esimesed Kroonika meelelahutuse auhinnad. On sul mulle mingeid nippe, kuidas ennast võib-olla vabaks lasta, mugavalt tunda? Naudi. Lihtne ja lööv. Ega selles suhtes närvid on niikuinii ja minul nad ei ole siiamaani kuskile kadunud, et iga kord on närvid ja aga kui sa oskad niimoodi toredasti võtta, et isegi kui läheb midagi nihu, siis on millest palest rääkida. Okei, see on hea mõte, mulle meeldib see mõte, aitäh. Nii, ja kuidas teil teinud on? Kuidas teil üldse läheb? Te pole ammu vlogis olnud ja mäletada, kui me Postimehes tegime ja siis te tegite mingi oma räpi või mis asja te seal tegite? Te rääkisite, ma panen insert clip. Ja kui sina tahad olla ka siinpool kaamerat, siis pane kommentaariumisse oma lemmik sügise magamisasend. Mina lihtsalt tahtsin öelda, et mina olen olnud alati sealpool, kus teie olete praegu ja siinpool on palju lahedam. Me pole nii ammu näinud. Mäed, sa käisid meil. Me ei teagi, kust alustada. Ma võtan oma notesi välja, vaatame siis, mis vahepeal jutunud on. Oh my gosh, camera roll, scroll. Koera. Jaa. Oh my god, siis sul ei olnud veel. Minul oli ainult. Oh my god, makaronil on. Ta on paha poiss. Paha poiss. Mul on bosse ja bosse on ka paha poiss. Oppiga me peame tegema miitingu meie and the dogs. Nagu hangouti. Kommenteerige alla, kas te tahate lihtsalt videot, kuidas Maria tutvub meie koertega. Oh my god, see tuleb järgmine vlog, mis ma tegelikult tahtsin küsida teie käest. Mida ma tegelikult tahtsin teada oli see, et kuidas teil nagu see vibe nagu siin üritusel on. Vaata, mul on veits, et ma ei oska, no ma olen natuke out of place tunne, et ühel hetkel saavad ühes ruumis kokku nii palju suuri personaliteid, et ma olen nagu, ma ei teagi, kuhu poole vaadata, kuidas käituda, kas tuleb nipslip, noh, ma ei tea, loodetavasti mitte. Kuidas teil sellega siis loo? No meie õhtu algas niimoodi, et kõigepealt me tegime koos ühe inteka, me chillisime minu papsiga, kes tegi meist pilte ja siis me nägime teid. Nii et ma ei tea, joome mulli ja muidu on jumala munna. Mul on siuke tunne, et sa pead lihtsalt leidma ühe inimese, kellega nagu stikkida tegelikult. Ja see on squad.
sul on safe. You're safe, girly. I guess I'm safe. No ju siis on nii, kui te ütlete nii, et kes vaatas podcasti teab, et Sam, sina ütlesid, et sina vaatad alles umbes eelmine õhtu sama päeva outfiti kokku. Kas läks niimoodi? No kell on siin vale peal, aga 2 tundi tagasi ma panin kokku, et mis ma selga panen. Okei, aga kuidagi ikkagi cohesive näeb välja, väga äge. Kokku, eks ju, läheb kokku. Ja püksid on Erik Sviridenko ja see on ka Erik Sviridenko. Ta ei ole maailma tuntud, ta on mul loodetavasti varsti lähedane sõber. Varsti maailma tunta. Seda ka. Kui palju oli siis naise kätte outfiti kokkupaneku juures või sul läks kogu energia oma looki peale? Nagu Sam mainis, siis ta läks 15 minutit, et üldse oma fit kokku panna, nii et mul ei olnud väga midagi seal öelda. Ta lihtsalt tuli kohale ja oli... Ma ütlesin veel Kaileenile, et ma saadan sulle, et ma näitan, et millega ma tulen. Ja siis ma lihtsalt et mõtlesin, kuule, ma lähen kohale, ma tulen üles. Sul on see vaata mentality, et mu personality ongi mu outfit. No, et siis ei ole isegi vaja nagu... Jaa, absoluutselt. Ja ma lihtsalt mõtlesin, et suva. Suva. Kaua sul Kaileen aega võttis? Tead, ma olen viimasel ajal proovin sükest asja, et ma hakkan ikkagi päev enne vaatama, mida ma selga panen. Growth. Ja, mitte nagu pool tundi enne, kui ma lähen, nii et... Mina kiidan heaks seda. Mul oli niimoodi, et ma lamasin oma voodis, ma mõtlesin, mida ma võiks selga panna ja siis... Love a brainstorm. Ja nagu alati ei lähe nii, et sa mõtled, mis sa võiks selga panna ja see sobib, aga seekord ma ei mõelnud väga palju, nii et... Tuli väga ilus välja. Mina üritan ka seda praktiseerida, ma mõtlen enne, seekord ei õnnestunud, aga järgmine kord saab paremini. No nii, Jüri, noorte keeles võiks öelda, et see on sul päris võimas side quest olnud. Kas tead, mis see tähendab? Aita tõlkida, ma ei ole nii moodne. Selline, ütleme siis kõrvalamet või väike kõrvalmissioon tavapärastest tegevustest. Kas on juba ka mõni järgmine kõrvalmissioon eurosaadiku töö kõrvale planeeritud? Ei ole praegust. Mida sa nendele murelikele noortele ütled, kes mõtlevad, et kas ikka tähtsateks asjadeks ka aega jääb? Ütlen nii, et ärge muretsega, kindlasti jääb. Mis sa arvad, kas kogu selle meelelahutusmaastikul osalemisega oled sa ka poliitikute seas kasvavat trendi alustamas? Tead, ma arvan nii, et kui poliitikud tahavad noortega üldse kahekõnet pidada, siis tegelikult nad peavad kohtuma nagu silmast silma koolides. Et ma ei arva, et ainult läbi nagu YouTube'i või sotsiaalmeedia tegelikult nendeni jõuab. Ja ma arvan, et see on oluline tegelikult, et sellist ühiskonna teemades kaasa rääkida koos noortega. Absoluutselt. Minu meelest sul tuleb see väga hästi välja ja aitäh sulle. Suur tänu teile. Kõik head. Niimoodi, hästi lähedal. Käib, jah? Kõik, mis ma tahtsin sulle, Andres, öelda, oli see, et meie tegime oma podcastis oma versiooni nendest auhindadest, nagu samad nominendid, panime oma võitjad ja sina olid meie võitja. Mega. See lohutab mind ja pühib kohe mu pisarad. Minu jaoks sa oled südames just sellepärast, et sa olid üks esimesi kuulsaid külalisi minu podcastis. Kas sa mäletad, ma seal rääkisin, et ma olen nii närvis, et ma pissin püksi kohe? No see ei olnud siiamaani meeles, aga nüüd natukene meenub. Ja. Nüüd midagi aga koidab. Ma võin lihtsalt öelda vaatajatele, et ta tegelikult ei pissinud. Vähemalt mitte nagu tuntavalt. Kuidas on nii, et Kroonika auhindadel ei serveerita sinu džinni? Sellepärast, et ma arvan, et seda tehakse äkki mõni muu aasta. Oleme veel nii alustav firma, et me tõenäoliselt ei jaksa ennast toetajana siia sisse osta. Või väga business vastus. Ma ei tea, mis need Excelid ei anna välja, ütlen nii. Ma mõtlesime, et võib-olla mul on nüüd uus kaassaate juhtmine õde, võib-olla tuled külla, teeme väiksed džinnid koha peal, on ju, väikse uue podcasti osa, miks mitte? Absoluutselt, või mida küll, ei päriselt. Ja nüüd tuleb ka välja alkoholivaba džinn, mis on tegelikult saladus, aga see tuleb kohe välja. Okei, epic, jääme ootama, väga hea. Ütleme nii, et ürituselt tagasi koju kõndimise tempo ja viis oli oluliselt aeglasem ja vaevalisem.
ja ausalt öeldes praegu mul on suur kiusatus teha seda, mis ma tegin muusikaauhindadel eelmine aasta, kus ma lihtsalt võtsin üleval pressiruumis juba kontsad ära ja läksin pallejalul mööda asfalti taksosse ja koju. Mind ei olnud. It shows. Mitte nii elegantne minust. Vaata, mina oleks sulle peksa andnud selles. Mida nagu ei olnud kaameras näha, oli see, et täpselt enne seda Jüri intervjuud ta nagu see üritus lõpp, nagu see show lõppes ära, on ja? See on mu lemmikmälestus. Minul ka. See läheb mul lemmikute mälestada kataloogi, aga see oli reaalselt niimoodi. Ossa vana. Seal nagu ei olnud mingit korda, et millal nüüd intervjuud hakkavad. Noh, iga üks vaata läheb küsib ise, on ja ronib ise. Ja Jüri tuleb nagu üliootamatult minu kõrval uksest välja ja ma olin nii, noh, me olime kohe lihtsalt teeme intervjuud ja ma olin nii starstruck, et ma lihtsalt jäin teda suu lahti vaatama niimoodi, tere. Ja siis ta juba kõnnib mööda, ma vaatan Annale otsa, et kas nüüd teeme või ja Anna on mingi, mida sa teed? Jah, praegu, you motherfucker. Kuidas sa selle kotiga? Ja sa olid mingi, jaa, mine, et sa nagu, you're gonna miss your chance, vaata. Või no, et siis on see, et kõik need mingi telekanalid teevad ja siis sa oled viimane. Et me olime esimesed. Jaa, sa saavutas. Kõik tänu sellele, et sa mulle praegu oma uue kotiga vastu pead panid. Vaata, ma pidin ikkagi muumimammat. Sa olid tõesti muumimamma. Ma pidin olema nagu... Tõesti. Mida sa ootad siin? Ja nii, me jõudsime koju ja Anna on lahkumas nii, nagu ta saabus kodu poole. Ja tööpäev oli. Järgmise korrani. Lõpetame selle vlogi vägise unboxinguga. Vaikselt mingi Kroonika palgatud minion, kes nende asja kajastab, aga ei, ma teen seda vabatahtlikult. Of course, Kroonika, kus on peal aastaseksikaim mees ja naine, Priit Loog ja Evelin Võigemast. No ja ülejäänud asjad on niisugused sponsorite värk, kuna meil on omad sponsorid, siis nii konkurente ei kajasta. Also, miks for me reaalne crack on parimas mõttes, sest kell on 11 ja tavaliselt ma olen juba deep asleep. Ja nüüd ma lihtsalt istun, vaatan TikTokke ja üritan kuskilt und leida oma peast. Aga teid ma tänan, et te seda videot vaatasite. Ma ei tea, ma ei oska rohkem midagi tarka öelda. Nii et jääme juba järgmisel nädalal uuesti teiega. Tšau!